Kui moedisainer Tiina Talumees koduuksest sisse astub, ei jäta ta tööd ukse taha. Mina olen ikka tegelikult 24 tundi oma tööga ööpäevas seotud, et ma isegi öösel võin ärgata mõne mõttega, mida ma võiksin teha, mida ma tahaksin teha. Pere, advokaadist elukaaslane ja 6-aastane poeg Markus Johannes on leppinud, et emmel on mõnel ajal iseäranis kiire. Nemad on muidugi harjunud sellega, et kui emmel on show, siis emmet ei ole mõnda aega väga palju kodus. Aga 12-aastane Roki käib enamasti perenaisega kaasas. Rokid üle! Moeshowd on Tiinal toimunud juba varsti 25 aastat igal kevadel ja sügisel ja iga kord erinäolised. Kodudisainis on ta märksa rahulikum, mööblit sageli vahetama ei kipu, pigem mängib tekstiiliga. Ma arvan üldse, et see on ka seesama tarbimise küsimus, et kogu aeg ei ole ju uut vaja. Siis ongi mitmed kardinad ja vahetad neid aasta jooksul mõnda korda ja ongi juba jälle uus nägu. Aga pea 25 aastat pidevalt tipptasemel moepildis püsida, kuidas see on õnnestunud? Ennast on Tiina alati pigem tahaplaanile hoidnud. Ma arvan, et see on mingisugune selline saavutamise tahe. Muidugi see on ikkagi selline klišeelik vastus tuleb sealt, et see on armastus selle vastu, mida sa teed. Et ega ma ei kujutaks ette, et ma üks päev ei looks ühtegi rõivast ja ei saaks katsuda kangaid oma käega ja see on see, mida ma armastan. Moe ja kunsti juurde laiemalt jõudis Tiina tänu kunstilembestele vanematele. Kodus vaadati lapsega kunstiraamatuid, ükski kunstnike kevad- või sügisnäitus ei jäänud külastamata. Sealt see kunsti mõistmise ja armastamise selline oskus on vale sõna, aga see tunne tuli. Kõigepealt asus Tiina Kunstiakadeemias õppima hoopiski nahkehistööd, kuid ühel hetkel tõmbas moeosakonta siiski endale. Tiina moeshowd on alati suurejoonelised, inspireeritud ka toimumiskohast ja väga populaarsed. Kollektsioonide loomine ongi siis täiesti vaba, mõnus, selline kibemagus nauding. Ja tegelikult igal kollektsioonil on oma nägu, igal kollektsioonil on oma lugu ja nendest ma elan ja hingan. Seda saabki suures laastus võrrelda mingi maaliga või millegi, mis on täiuslik. Et kui see kollektsioon ritta panna, et see ongi see minu kunst. Üks nendest näiteks kollektsioon 73 aastal 2019 oli tagasirännak Tiina sünniaastasse ja ühte tema lemmikaastakümnesse. Tal on selgelt silme ees ema õhtukleidis ja kuldrihmikutes minemas Viru varieteesse. Ema oli nii ilus ja see kleit oli ilus ja need kingad olid nii ilusad ja tegelikult 70-ndate moodi ja rõivastumistiili ma armastan siiamaani hästi palju. Ehkki Tiina valmistub ka praegu kevadiseks moeshowks, ei ole pandeemia ja massilise ületarbimise oludes kogu maailmas miski kindel. Ja Tiinagi tunnistab, et laias laastus tuleb tootmist vähendada. See teema on tegelikult juba ammu õhus, lihtsalt oligi vaja sellist plahvatust, oleme ausad, mis siis tõmbaks kõigil korraks pildi silme eest ja paneks natukene mõtlema, kas see, mida me teeme, on üldse kellelegi vajalik. Neid riideid siin maailmas on juba nii palju ja tundub, et rõhk läheb just sellisele isikupärasemale disainile ja just väikedisaineritele. Tuhandeid samasuguseid eksemplare neid ei ole maailmale vaja tegelikult enam. Pigem siis tõmmata koomale, teha vähem neid riideid, teha väga hästi ja nii, et saaks palju aastaid kanda. Et see ongi see suund, kuhu tegelikult peaks liikuma. Ma just nüüd ei tea, kuidas eestlased selleks valmis on, aga sest et eestlastel sellist heaolu ühiskonda ei ole nii kaua olnud kui vanas Euroopas, eks ju. Et nemad on saanud seda oma tarbimis mõnu võib-olla veel vähe nautida, eks ju, et nad ei ole saanud nii pikalt seda nautida.